mõtle, sellisele majale sõidad õhtul ette. Päris vinge. Täna saame minna minu lennimaja, kus on eksklusiivne, super privaatne ja te saate esimesena näha tuuri. First look. Täna näitame, sellest tuleb kõige vingem tuur, mis me oleme teinud. Siin on 8 tuba. Ta ongi topelt krunt, mis on nii heas piirkonnas üliharuldane. Kõrval maja, igasuguste ürituste pidamiseks. Bassein. Garaaž ka autole. Bassein 3 meetrit sügav. Tiik oma kaladega. See objekt on crazy, nii et siit tuleb vinge tuur. Davai, Aleksei. Võtmed. Annan sulle võtmed. Objekt on nii suur. Mõtlesime, et davai, 2 peale saame ikka müüdud. Nii et täna näitan teile. Entrance on siin vinge. 3-meetrised väravad avanevad, kuskile pargid auto ära. Suur puituks läheb alla ja astudki edasi. Ja siin me olemegi maja südames. See trepp, see on selle maja jaoks nii keskne element, sellepärast et all jäävad ühele poole vastuvõtmise alad, tööalad, teisele poole köök ja majapidamine ja üleval ühel pool ühed magamistoalad, teisel pool teised. Sissepääs on ka siin nii suur, siin saad täitsa eraldi istumisala teha riietumiseks, sättimiseks, aga välisukse kõrval kohe on tualettruum, pääsed kiiresti käsi pesema, pääsed kiiresti tualetti, kui koeraga käid jalutamas, saad tulla siia duši alla koera pesema. Ja ütlen kohe ära ka, siin majas on värskelt tehtud disaineri abiga remodeling ehk siis maalaste keeles remont. Omanikud panid siia majja värskelt 250 000 eurot selle värskendamiseks, et ikka ostjal oleks mõnus siia tulla. Nii et kõik need mustad segistid, neid oodati aasta aega siin tellimise peale. Köögis mingid mega kivi töötasapinnad, sellised värgid. Aga lähme siia teisele poole otsa. Siin on selline avar kaminasaal, vastuvõtusaal. Siin võiks nii palju erinevaid kasutusi talle välja mõelda. Siin ongi kas löödki topeltuksed valla elutoaga, ongi ta sul elutoa pikenduseks siin selline kaminasaali pool. Teed siia mõnusa sellise raamatukogu istumiseks. Kaminast tuli põleb. Paned üldse pianonurka siia, mängitakse muusikat, pakutakse šampanjat külalistele. Loomulikult kontorituba on ka siin eraldi, siis saadki kas või ärikohtumisteks paned siin 2 pikka diivanit maha, uksed vahelt kinni, saad inimesed kutsuda ilma, et nad peaksid sinu eluruumidesse sisenema. Siin istud, arutelu käib. Ja siis loomulikult elutuba. Siin entertaining, külaliste võõrustamine. Ma kujutan ette lausa lust. Mul ongi kõik avatud. Avar elutuba, köök seal, söögisaal kohe kõrval. Siit pääseb otse terrassile, nii et kui ilm on ilus, see kõik on avatud, külalised on siin igal pool. Ja siin teisel pool, siin ongi söögisaal, korraliku suure laua saad siia panna köök ja isegi abiköök on siin. Siin saad kõik enda toidud ette valmistada, et pärast siis serveerida või siis see on sinu hobiruum, saad siin midagi meisterdada. Köögis on naturaalne kvarts tasapindadel. See näeb nii hea välja. Siin otsas ongi, see on ka täis kivist, panedki mingid pukid, see näeb sükane massiivne, äge välja. Köögis muidugi kõik on stainless steel, korralik tehnika. Siin maja pooles veel on majapidamisruum, korralik ja tahver. Majapidamisruumi siin on maja otsauks veel eraldi, ehk siit pääsed poekottidega kiiresti laoruumi ligi. Ja majal tegelikult on olnud ka ehitamisest saati üks koristaja, kes on valmis siin ka jätkama. Nii et
maja tegelikult võib tulla enda koristaja ja enda aednikuga, kes majaga väga hästi juba kursis on. Täitsa lõpp. Isegi siin on mingi mega korralik mööbel sisse pandud. Lauruumist ma kujutan ette, siin saaks täitsa veinikeldri teha. Või siis on sinu mingi sporditarvete ruum. Saad kohe siit kiiresti asjad pessu anda. Nii, liigume teisele korrusele. Trepp on nii mässiv. Siin ma võiks iga kord enda uut ülikonda demoda perele. Ja trepi kohal Skylight. Siin on mingi 6 meetrit laed. Läbi maja see kõik on mingi 11-12 meetrit. Ja teine korrus. Siin siis magamistoad. No see siin võib olla tütrele selline 24 ruutu tuba. Ja aken juba on 5 meetrit pikk. Siis panedki mingi mega suure voodi siia. Selline vaade siin. Siin veel üks rõdumaja ette. Seal siis oli sisse ehitatud garderoobikapp toas. Kõigis ülejäänud magamistubades on walk-in garderoobid. Päriselt sisse käia. Kui nüüd vaadata, siis tegelikult iga magamistuba on maja eri nurgas ja ükski magamistoa sein omavahel kokku ei puutu, sellepärast et siinpool sul on vahel vannituba ja garderoobid, sealpool sul on master bedroomi vannituba ja garderoob. Nii et ükski sein omavahel kokku ei puutu. Siis sul on selline hall siin nagu kuskil lossis. Võid siin ära eksida. Ja need vaheseinad on ka täis kivist laotud, nii et sul on omas toas, sul on siin täielik privaatsus, rahulik huni tagatud. Kolmas magamistuba on juba enda privaatse rõduga, siin mingi 10 ruutu vähemalt. Selle toa pärast läheb kaklemiseks, ilmselt pere vanim laps saab selle endale. Muidugi ka enda walk-in garderoobiga. Vannituba ja vahele. Vannitoas siin muidugi jälle kõik on disaineri kraam, kõik on kuskilt jälle tellitud, oodatud. Oma dušiga jälle vannituba, vann, kraanikausid. Näeb päris stiilne välja. Ja master bedroom. Nii kalleid maju, sa vaatad juba master bedroomi järgi ja see siin, see on perfektne. Sul on piisavalt ruumi, sul on enda privaatne rõdu vaatega enda aiale. Sul on walk-in garderoob, mis on siin 10+ ruutmeetrit kindlasti ja muidugi enda vannituba. Siin pärast rasket tööpäeva istuks küll. Äge! Vaatame krunti. Räägin sulle korra krundist ka. Esiteks asukoht. Ta on kohe siin Rocca al Mare taga, Vabaõhumuuseumi vastas. Kuidas öeldakse, et tahetakse mere ääres, metsa sees, kesklinnas krunti. Siin ongi kohe mere lähedal, samas sul meretuul otse ei puhu. Ta on metsa veerel, siin Õismäe raba ja jooksurajad on sul kohe kõrval. Ja ta on kesklinnale nii lähedal, et see asukoht. Ja eriti unikaalseks teeb see, et ta on topeltkrunt, mis tähendab, et ta on siin 3700+ ruutu, kõrghaljastus, kõik värgid. Ülimõnus keskkond ja muidugi bassein. Noh, siin terrassil grilli värki.
sul on õhtupäike on siia ilusti, kui sul on elutuba ja maja ees terrass. Päeval sul on terve päeva siin basseini ääres, basseinipidu, päike paistab, 3 meetrit sügav, siin julgelt võid ujuda, sisse hüpata. Kurat, kahjut mu ujukaid kaasa ei võtnud. No ja muidugi teine maja, ka täiskivimaja. Ta on täiesti eraldiseisev üksus, sul on siin enda köök sees, saun muidugi, duširuumiga, tualettruum, suur magamistuba ja siis selline saal. Siit ongi kohe saunast otse pääs terrassile, basseinipeole, siin on köök, mugav siin grillimist majandada, et siin igasugused peod, suveüritused, tipp-topp. No ja see kõrvalhoone, siin on tualettruum, see kõrvalhoone töötab ideaalselt külaliste majana, sellepärast et sul ongi siin mitte ükski aken ei vaata peamaja poole, sul on siin suur magamistuba, enda köök, tualett, kõik on olemas, ehk vanemad sõbrad, kes iganes sul külas on, sa saad jumala julgelt siin majutada neid nädalate viisi. Ja selline on seljakuus. Ma esimest korda siia tulin, mul jäi karp totaalselt lahti. Ta on megavinge maja inimesele, kes on aktiivne, ilmselt pereinimene. Ta on niisugune hästi hubane, mõnus, kellele meeldib külalisi võõrustada. Mingeid pidusid saab ka siin korraldada, kui see sinu teema on. Ja hind, täielik bargain. Me paneme ta gramm üle 1 000 000 euro müüki, aga samas selline krunt, topeltkrunt, sa ei saagi sellist topeltkrunti. Ta peab 2 maja ostma maha loomutama. No siin asukohas krundi väärtus juba vähemalt 300 000. Kõrvalmaja ehitada, no see läheb sul juba 150 000. Haljastus, tiik, bassein, no see on mingi 100 000 vähemalt. Garaaž, abihoone, ka 50 000. 3 meetrit aeda, laduda kivist. No ma kujutan ette, see on ka mingi 50 000. Kui nüüd mõelda, selline peamaja 400 000 eest ja äsja siia pandi remondile 250 000. See on megadiil. Nii et seljakuus, vaata lingilt lähemalt, jaga ka enda sõbraga, sellepärast et inimene, kes selle maja endale krabab, ta on sulle elu lõpuni tänulik, et sa talle teada andsid, et selline maja turul on. Näeme jälle. Tšau!